No nii, tere, armsad inimesed. Järvakandi Jaak on kohal. Ma ei ole päris kindel, on ta Jaak või Jaanika, aga ilmselt on Jaak. Lugesin natuke siis nende toonekurgade kohta ja tuleb välja, et esimesena tuleb kohale isalind. Ja kui emalind pole juhuslikult hukkunud, siis ta tuleb ka sama pesa peale, et nad nagu paarina nii truud ei olegi, küll aga nad on pesatruud, et tulevad sama pesa peale tagasi. Ja kui jääb hiljaks teine pool, siis esimene pool otsib endale uue partneri. Aga vaadake siin ilusti näha, et kuidas on pesa juba ette valmistanud, kuiva põhu sisse tassinud, et oleks hea pehme. Ja muuseas tänu sellele, et eelmine aasta niimoodi jälgisin neid, siis ma enda jaoks lahendasin mõistatuse, miks nad siuksed, kui pojad juba väljas on ja miks nad siis kõik, praegu vaat ilus valge, aga miks nad siis kõik nii porised välja näevad. Aga point on lihtsalt selles, et meil on siin nii vihmased ilmad ja pesa on nii tihe, et selles pesas on vesi sees, see vesi ei valgu ära enam, kui on vana pesa. Ja siis lihtsalt nii ongi, et sellega nad ennast ära määrivad, et ei olegi mitte mingit muud pointi. Et ilmselt kui on uuem pesa, siis see vesi valgub ilusti alt välja ja nad ei ole seal nagu pori sees, aga kui on juba vana pesa, siis ta on nii tihe, et vesi sealt ära ei lähe, seal on täitsa loigud ja siis nad kükitavad seal loigu sees. Aga noh, selle aastal ma katsun siis nüüd päris alguses peale filmida, et ma sain aru, nii palju kui mul tunnistajad on, et see isend jõudis kohale siis 21. märtsil. See oli laupäevane päev, siis teda märgati ja mina tegin siin videot, et Toonekurest siis 24. märtsil ja 26. märtsil. Video lõpuosa on 26, see esimene osa, see on 24. tehtud. Et nüüd katsume silma peale hoida, et kuna siis tuleb paariline ja kuna tulevad munad ja mitu muna ja mitu poega pärast on ja kui palju need pesast välja lendab. Aga täiesti tore, mulle nii meeldib täiega hasardiga, nii et kui ma katsun ka iga nädal, kui ma sõidust tulen, siis iga reede või laupäev, siis ma katsun teda filmida. Ütleme kuskil keskelt läbi niimoodi, kas hommikul või lõunapaiku. Kes tahab näha, siis võib sealkandist tulla jalutama, siis näevad, kuidas ma filmin seda ja teen pilti. Et vaadake, drooniga saab päris lähedale ja ta on päris harjunud, et algul kui lähed juurde, siis ta hakkab kohe eputama, plõgistama seal. Aga üldjuhul ta võtab seda asja rahulikult. Eelmine aasta ka algul neid natuke häiris, aga pärast nad ei teinud üldse väljagi sellest, kui see drooniga hästi lähedale läheb. Näete niimoodi, et ta teeb siis, kui tuled juurde, et see on nüüd 4 päeval tehtud. Nüüd ta eputab siin, mõtleb, et talle tuleb paariline. Aga toredat vaatamist ja pange pöial ja hoiame nende tegemistel siis silma peal, kuni sügiseni välja.